tere tulemast vaatama meie lauluvõistlust. Ja saate kõige tähtsamad tegelased on kohtunikud ehk siis žürii ja tutvustame neid teile. Tere! Mina olen Anu ja ma olen väga vana. Ma olin juba 2001. aastal vana. Kui vana te 2001. aastal olite? Ma olin 2001. aastal 75-aastane. See tähendab, et te olete praegu umbes 95-aastane. Jah. Te näete nii vana rebase kohta tõesti hea välja. Ja ma ütlen seda kui kilpkond, kes teab vanusest kõik. Oi, aitäh. Ma võiksin teid selle komplimendi eest Kroonika sünnipäevale kutsuda. Oi, aitäh. Miks ma laule hindan? Sellepärast, et ma olen nii ilus. Aitäh. Nii, kes on järgmine? Jah, mina olen Evelin. Minu käekotti mahub... Oota, las ma tuletan meelde. Minu käekotti mahub sitikas. Ei, mitte sitikas, segane. Minu käekotti mahub... Tähendab, see oli mingi saar. Piirissaar. Ma mõtlen globaalselt. Ainult välismaa on lahe. Suurelt tuleb mõelda. Suurelt. See saar algas A-tähega. Las ma mõtlen. Meelde tuli. Austraalia. Minu käekotti mahub terve Austraalia. No tore, et see on nüüd selgeks tehtud. Ärme sellest pikemalt räägi. Saataeg jookseb, elekter kulub. Vahet pole, maksumaksja maksab ju kõik kinni. Ahah, te olete tõesti suure südamega, Flamingo. Ja meie kolmas žürii liige on tuntud laulukirjutaja ja klaverimängija Rein. Nüüd ma olen solvunud. Palun vabandust. Ma ei ole laulukirjutaja. Ma olen helilooja. Ja muuseas üks maailma andekamaid. Ma olen liiga tagasihoidlik. Ma olen universumi üks andekamaid heliloojaid. Ja ma ei ole klaverimängija. Ma olen pianist. Selle vahet on väga suur vahe on. Ma oskan noodi järgi klaverit mängida. Ja täna ma hindan siin lauljaid oma õppinud kõrvaga. Kui te mõistate, mida tähendab sõna õppinud? Või on seda palju tahetud? Teate, ma ei oska nii keerulistele küsimustele vastata. Aitäh! Ja nüüd tutvustame teile oma tänaseid finaliste. Mina olen Kala ja mulle meeldib laulda. Aitäh! Mina olen Kassika ja mulle meeldib ka laulda. Aitäh! Mina olen Lammas ja mulle meeldib laulda. Aitäh! Nii. Ja võistlustulle astub Kala. Palun. Kala esitab meile laulu, mille pealkiri on Mull mull.
mull, 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 mull. Mull, 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 mull. Hei. Mull, 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 mull. Mull, 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 mull. Jaa, see oli väga ilus laul. Palume siis Jüriil laulu hinnata. Teate, see oli tõesti hea laul. Aga mu pea on praegu täiesti tühi. Ma pean helistama Soome ühele oma heale tuttavale ja küsin tema käest nõu. Sobib. Kas sobib? Sobib. Ma võtan oma telefoni. Kuules Risto-Matti, mä oon nyt yhdessä Eestin television kaukonäköohjelmassa ja minun pitää sanoa jaa, joo tai sitten juu. Mitä tehdä? Mitä? Se ei ole Kroonika syntymäpäiväjuhlapitu. Se on Eesti Euroviisu laulujuhlakilpa. Karsinnat, missä mä oon. En laula. Perkele. Tyhmä mies. Mä oon raatissa. Ai, että kuka juontaa. Joku hirmu sisälik tai kilpikonna juontaa ohjelman. Mä en muista. Sano mulle nyt, tykkäätkö sä kalasta? Että juu. Joo, hyvä on. Kuules, nyt täytyy lopettaa. Miksi? Koska mä oon suorassa lähetyksessä, jumalauta. Mitä? Jano? Sulla on jano. Nyt sulla on jano. Ota hanasta vettä, hyvä mies. Mä en tuo sulle mitään mullivettä Tallinnasta kiiroslaivaga. Risto-Matti, sä oot höpövaari. Mene nyt. Mene. Ota Kela-kortilla seinästä 100 € ja osta itsellesi Helsinki-Stockmann kauppamajasta hulluilta päiviltä jotain kivaa. Esimerkiksi vessapaperia, 1000 rullaa. Moi! Vapantusta. Tähendab, see oli tõesti hea laul ja minu ja Risto-Matti poolt on kalale jaa. Aitäh! Ja teised, mitä arvavad? Mä vastaan jaa. Minä vastaan ka jaa. Tämä oli meidän esimene võistleja. Ja järgmisena esineb meille lammas. Ja lammas esitab meille laulu Mää. Kuulame. Moi, haluatko sitä laulua itse laultaa, kun ütlesit, että se on mulle hea reklaam. Rymsamalt nyt, rymsamalt. Se on käsk. Niin, kysymään jälle Jyri arvamusta. Ja se oli tõesti hea esitus. Vaadake, ma olen käinud teatriakadeemias ja ma olen isegi selle lõpetanud. Ja ma elasin aastaid koos Buratinoga muuseas. See on kindlasti üks minu saavutustest ja tugevatest külgedest. Ja nüüd on mul käekott, millel on kiri. Minu käekotti mahub terve Lätimaa. Kuule, alles oli seal mingi teine kiri.
Ja kas Läti on nüüd saar või? Mida? Ärge segage. Hea küll. Ma olen väga hea vaistuga, eriti mis puudutab kõike loomingulist. See on laulmine ja tants ja kirjandus ja maalikunst ja muu säärane udu. Me teame just, näitlejad on kõige targemad ja näitlejatel on õigus arvamusliidrit mängida. See on hästi makstud roll teatris ja meid tuleb võtta tõsiselt, kuigi saame teesklemise eest palka. Ja mida paremini kellegi teisena esineda ja kellegi teise mõtteid esitada, seda suurem kunstnik, saate aru. Seega on minu vastus jah. Lammas pääseb edasi. Selles ei ole kahtlustki. Aitäh! Jaa. See on kindel jaa. Ja ma tahan öelda, et sa võtsid selle laulu. Sa võtsid selle laulu ja sa laulsid seda laulu. Ja sa laulsid seda laulu nagu oma laulu. Ja sa tegid sellest laulust oma laulu. Ja sa laulsid seda laulu ja sa särasid. No ja kuigi natuke enne lõppu natuke vadus ära, aga sa kogusid ennast ja see oli sinu laul ja sa särasid ja sa laulsid seda ja kui sa seda laulsid, siis sa seda laulsid ja sa särasid ja sa laulsid ja sa tegid sellest laulust oma laulu. Nii et minu poolt on jah. Ma olen eelkõnelejatega nõus, et minu poolt ka jah. Nii, 3 jahi ja lammas läheb edasi. Meie järgmine esineja on Kassike. Palun Kassike, lava on sinu. Meie Kassike esindab laulu Miau, miau. If you're happy and you know it, say meow, meow. If you're happy and you know it, say meow, meow. If you're happy and you know it, meow. If you're happy and you know it, say meow, meow. If you're happy and you know it, say meow, meow. If you're happy and you know it, meow. Aitäh sulle, Kassike. Vaatame, mida meie asjatundjad sellest esitusest arvavad. Teate, ma käisin omal ajal Ameerikas klaverimängu õppimas. No muidugi mul ei olnud seal mitte midagi õppida, mitte midagi. Ja nüüd ma sooviksin teilt küsida, Kassike, kas te nooti tunnete? Ei. Ei tunne. Ja te tulete Eesti Eurovisiooni lauluvõistluse finaalsaatesse ja te ei tunne nooti. Kas teil häbi ei ole? Kuidas te laulate? Ma laulan kuulmise järgi. Te laulate kuulmise järgi. Enne kuulmatu. No millest me räägime? See on ju täitsa... Ma ei tea, see on ju sama nagu ütleksite, et tähte ei tunne ja lugeda ei oska, aga raamatud teile meeldivad. Eks ole, te saate minu
võrdlusest aru? Ei saa. No muidugi te ei saa aru. Ja kuna ma olen siin ainuke õppinud pianist, siis ma ütlen teile ei. Ja ma otsustan ka teiste žürii liikmete eest ära, et rebase eest ma vastan ei ja seal on see, kes see roosa kana. Ma ei ole roosa kana, ma olen flamingo. No mida iganes. Ühesõnaga 3 eid. Head aega. See oli nüüd väga karm hinnang, ma ütleks, aga jah. Nüüd palume kõigil välja otsida oma nutitelefonid, sest algamas on hääletamisvoor. Lugupeetud žürii selgitab meile, kuidas hääletus toimub. Palun. Hääletus toimub nii, et igaüks saab oma lemmiku poolt hääletada täpselt nii palju, kui raha on. See tähendab, et helistage nii palju kordi, kui jaksate ja saatke sõnumeid, nii et näpud villis. Jaa, ja me teeme mitu hääletusvooru. Alguses laseme neil hääletada lamba, kala ja kassi poolt. Ja siis laseme neil hääletada kala ja kassi poolt. Ja siis, kui on jäänud üks võistleja, las nad helistavad ja saadavad sõnumeid ühe võistleja poolt. Ja iga kord, kui on hääletusvoor, siis me loeme kokku, kui palju me raha saime, eks ole. Jah, see on hea mõte. Siis, kui kilpkon kuulutab hääletusvooru avatuks, siis nad hakkavad kohe kõik helistama. Rahvas, nüüd saate teie anda oma hääle. Palun. Mida teie arvate, kui rumalad helistajad meil see aasta on? No ma arvan, et nad on sama rumalad kui tavaliselt. Igaüks helistab oma telefonilt vähemalt 10 korda. No, mõni saadab oma telefonilt isegi 20 sõnumit oma lemmiku poolt. Ja üks saatis 50 sõnumit oma lemmiku poolt. See pole midagi, üks helistas 100 korda. Nad ju ei tea, et korraldaja otsustab võitja ja vaatajad maksavad kõik kinni. See on väga hea formaat. See on palju parem formaat kui näiteks arvamusfestival. Jah, on küll, jah. Vabandage. Loomulikult teeskleme, nagu oleks tegemist ausa võistlusega. Jah, mäletate seda. Ja mina mäletan seda väga hästi. Rahvusvaheline žürii oli täpselt nii valitud, et võidaks just see laul, mis pidi võitma. Ja Eestit läks esindama just see laul, mis pidi võitma. Ja võitis see laul, mis oli juba varem kokku lepitud, sest et see vastas täpselt agendale. Eesti eelvoorus täpselt 77 häält. Ja ega see number 77 ei tähenda mitte midagi. Ei tähenda, see on täitsa juhuslik number. Nad ei saa aru, mis skeem selle lauluvõistluse taga on. Ei saa. Ega ei saa ju. Ega ei saa küll. Vabandage, te olete otse eetris. Mida? Mida ta just ütles? Ta ütles, et me oleme otse eetris. Oi! Aga me arvasime, et meil on reklaamipaus. Miks sa meile ei öelnud? Ei ole meil mingit reklaamipausi. Ma üritasin kogu aeg tähelepanu juhtida. Aga te ei kuulanud mind. Nüüd kõik kuulsid, et saade käib käsikirja järgi. Ja võitja on juba eelnevalt kokku lepitud. Mis nüüd saab? Mõtleme midagi välja. Mõtleme ja. Teeme niimoodi, et kilpkon ütleb midagi ja rahustab vaatajad maha.
Vabandage, publik, mulle öeldakse kõrvas oleva väikse kõrvaklapi kaudu kohe, mida ma teile rääkima pean. Nii, ja. Selge. Vabandage, meil on saates tehnilised probleemid. Olge nii nunnud ja unustage kõik, mida te viimase 5 minuti sees kuulsite. Kas jah? Nii, kas te mäletate, mida Süri rääkis? Küsime midagi publiku käest. Las üks suvaline ahv tuleb ja räägib meile. Kas teil on meeles, millest Süri rääkis natuke aega tagasi? Jaa, mul on meeles, et Anu on 175 aastat vana, kuid ta näeb oma vanuse kohta väga hea välja. Ja Ristomati läks Stockmanni, et osta sealt 1000 rulli vetsupaberit. Jah. Kas teil mõni laul on meeles saatest? Ei ole. Ma ei mäleta mitte midagi peale selle, mida ma just rääkisin. Aitäh, te võite oma kohale tagasi minna. Meie publik on tõesti tasemel. Ja palume lavale kõiki meie lauljaid. Nii. Ja nüüd selgub, kelle poolt andis rahvas kõige enam hääli. Rahvas hääletas täna ülekaalukalt Kassikese poolt. Kassike sai 100 000 häält. Palju õnne, Kassike! Juhuu! Kala sai rahvahääletuselt 50 000 häält, mis on ka väga tubli tulemus. Juhuu! Tundub, jaa, see on nüüd ametlik. Lammas sai rahvalt lamba poolt tehti üks kõne ja see kõne tuli ka Viimsist, kuid tulemused ei ole lõplikud. Lõplik tulemus selgub kohe, kui me oleme avanud ümbriku, kus on sees mitu kuud tagasi tagatoas kitsas ringis tehtud otsus tänase võitja kohta. Ja žürii tehtud otsus on ülimuslik. Nii, me saime just ümbriku ja nüüd selgub meie lauluvõistluse tegelik võitja. Nii, ja siin on kirjas, et rahvusvaheline, väga sõltumatu ja üldse mitte äraostetav 3-liikmeline komisjon on andnud Kassikesele 0 punkti, Kalale 0 punkti. Ja Eestit esindab Eurovisiooni lauluvõistlusel Lammas, kes sai täpselt 6000 punkti. Väikses kirjas on lisatud, et see on täiesti juhuslik number. Hämmastav. Ongi kõik. Et see oli tõeliselt aus ja erapooletu lauluvõistlus, millist pole eales varem nähtud. Enam ausamaks minna ei saa. Ahah, seda räägib koer, kellel on banaanid peas. Mis banaanid? Mul ei ole mingeid banaane peas. Te kujutate endale asju ette. See on vandenõu teooria. Jaa. Mida iganes. Jaa. No põhiline on see, et me saime rahvalt raha kätte, eks ole. Kõik eristasid nagu jaksasid. Ja meie töö on siin tehtud. Saate on läbi vist või? Lavale jääb meie lauluvõistluse võitja Lammas, kes esindab Eestit.
tundub, et demokraatia on võitnud jälle. Lugupeetud televaatajad, head ööd! Ma ei taha seda laulu laulda. Ära muretse, kõik saab korda. Kuule, ära muretse. Kõik ju tegelikult teavad, et sina võitsid selle lauluvõistluse. Lihtsalt sa ju saad aru, et see on poliitiline üritus. Sellel lauluvõistlusel ei ole laulmisega mitte midagi pistmist. Jah, eks ma tegelikult teadsin seda aga ma siiski lootsin. Sinu laul oli kõik ilusam. Aitäh sulle. Tõin sulle lohutuseks kala. Vaata. Aitäh sulle. Ja tead, mida ma mõtlesin? No, mida sa mõtlesid? Ma mõtlesin, kui tuleb nüüd uus kevad ja televiisorist hakatakse laskma jälle uusi eurolaule. Tead, mida meie teeme? Mida me teeme? Meie paneme siis televiisori kinni. See on kindel. Oled minuga nõus? Jah, ma olen sinuga nõus. Meil ei ole seda jama vaja. Ei, meil ei ole tõesti seda vaja. If you're happy and you know it, say meow, meow. If you're happy and you know it, say meow, meow. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, say meow, meow, meow.